Tere tulemast kuulama Vabaismo kasutamise juhendit. Vabaismo toimeaine on faritsimab ja seda kasutatakse ealise kollatähni neovaskulaarse ehk märja degeneratsiooni ehk kärbumise raviks või diabeetilisest kollatähni tursest tingitud nägemise halvenemise raviks või võrkesta tsentraal- või haruveeni oklusiooni tõttu tekkinud kollatähni tursest tingitud nägemise halvenemise raviks. Juhend sisaldab olulist ohutusalast teavet, mis aitab aru saada Vabaismoga seotud kasust ja riskidest. Juhendi abil saate rohkem teada oma haiguse ja selle kohta, mida oodata ravist Vabaismoga. Juhend on mõeldud ka ealise kollatähni neovaskulaarse ehk märja degeneratsiooni ehk kärbumise, diabeetilise kollatähni turse, võrkesta tsentraal- või haruveeni oklusiooni tõttu tekkinud kollatähni turse diagnoosiga inimeste lähedastele ja abistajatele. Lisaküsimuste tekkimisel võtke ühendust oma arstiga. Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta kuulete lõpus. Esimene osa. Olulise ohutusteabe kokkuvõte. Võtke niipea kui võimalik ühendust oma arstiga, kui teil tekib pärast ravi Vabaismoga mõni järgmistest sümptomitest. Järsku tekkiv nägemise halvenemine, ähmane nägemine või tavalisest halvem nägemine, sealhulgas väikeste osakeste suurenenud arv nägemisväljas, silmapunetuse süvenemine, silmavalu, suurenenud ebamugavustunne silmas, suurenenud valgustundlikkus. Teine osa. Mis on ealine kollatähni neovaskulaarne ehk märg degeneratsioon ehk kärbumine? Ealine kollatähni neovaskulaarne ehk märg degeneratsioon ehk kärbumine on sage nägemise halvenemise põhjus 60-aastaste ja vanemate inimeste seas. Mida enam haigus süveneb, seda suuremaks muutub nägemislangus. See on pikaajaline haigus, mis vajab pidevat ravi. Kollatähni kärbumine tekib, kui kollatähni ehk võrkesta keskosa alla kasvavad ebanormaalsed veresooned. Ebanormaalsetest veresoontest võib veri või vedelik lekkida silma tagaossa, mis põhjustab võrkesta, silma tagaosas paikneva valgustundliku kihi turset ja nägemise halvenemist. Ealine kollatähni neovaskulaarne ehk märg degeneratsioon ehk kärbumine võib kahjustada ühte või mõlemat silma, kuid see kahjustab ainult tsentraalset ehk kesknägemist. Võrkkest on silma sees paiknev tagumine kiht, mis registreerib kujutised, mida me näeme, ja saadab selle info ajule. Kollatähn on võrkkesta keskosa, mis tagab teravaima nägemise. Seda kasutatakse lugemisel, autojuhtimisel, nägude või värvide äratundmisel ning esemete detailsel nägemisel. Ealise kollatähni neovaskulaarse, märja degeneratsiooni ehk kärbumise sümptomid võivad olla järgmised. Tühi tume ala nägemisvälja keskel, värvide tuhmumine, ähmane või moondunud nägemine, näiteks sirged jooned näivad lainelised, esemete vale kuju või suurus ning raskendatud lugemine, autojuhtimine, televiisori vaatamine või igapäevaste tegevuste sooritamine. Kolmas osa. Mis on diabeetiline kollatähni turse? Suhkurtõvega inimesed, kellel on pika aja jooksul kõrge veresuhkru tase, on ohustatud diabeetilise kollatähni turse tekkest. Diabeetiline kollatähni turse tekib silma tagaosas paikneva valgustundliku kihi ehk võrkkesta veresoonte kahjustuse korral, millest võib vedelik lekkida silma sisse, põhjustades kollatähni ehk võrkkesta keskosa turset ja nägemise halvenemist. Diabeetiline kollatähni turse on juhtiv nägemislanguse põhjus suhkurtõvega inimeste seas. Võrkkest on silma sees paiknev tagumine kiht, mis registreerib kujutised, mida me näeme, ja saadab selle info ajule. Kollatähn on võrkkesta keskosa, mis tagab teravaima nägemise. Seda kasutatakse lugemisel, autojuhtimisel, nägude või värvide äratundmisel ning esemete detailsel nägemisel. Diabeetilise kollatähni turse sümptomid võivad olla järgmised. Nägemisväljas võivad tekkida tühimikud või tumedad laigud. Värvid võivad tuhmuda. Nägemine võib olla ähmane või laineline. Esemete suurus võib muutuda. Suureneda võib tundlikkus ereda valguse suhtes ning raskendatud võib olla lugemine või autojuhtimine. Neljas osa. Mis on võrkkesta tsentraalveeni oklusioon?
võrkkesta veenioklusioon on krooniline silmahaigus, mis võib viia järsku tekkiva valutu nägemise kaotuseni. Võrkkesta veenioklusioon tekib tüüpiliselt ainult ühes silmas. Võrkkesta tsentraalveenioklusioon on tingitud võrkkestast verd ära transportiva põhiveresoone veeni sulgusest. Võrkkesta veenioklusiooni tõttu on takistatud vere äravool võrkkestast, mis võib viia veritsuse ja vedeliku lekkeni. See põhjustab kollatähni turset. Võrkkest on silma sees paiknev tagumine kiht, mis registreerib kujutised, mida me näeme, ja saadab selle info ajule. Kollatähn on võrkkesta keskosa, mis tagab teravaima nägemise. Seda kasutatakse lugemisel, autojuhtimisel, nägude või värvide äratundmisel ning esemete detailsel nägemisel. Võrkkesta tsentraalveenioklusiooni sümptomid võivad olla järgmised. Ühes silmas järsku tekkiv valutu, osaline või kogu silma haarav ähmane nägemine või nägemise kaotus. Nägemisvälja võivad ilmuda tumedad laigud ja väikesed väänlevad jooned. Värvid võivad tuhmuda. Nägemine võib olla ähmane või laineline ning lugemine või autojuhtimine võib olla raskendatud. 5. osa. Mis on võrkkesta haruveenioklusioon? Võrkkesta veenioklusioon on krooniline silmahaigus, mis võib viia järsku tekkiva valutu nägemise kaotuseni. Võrkkesta veenioklusioon tekib tüüpiliselt ainult ühes silmas. Võrkkesta haruveenioklusioon on tingitud võrkkestast verd ära transportiva põhiveeni ühe või enama väiksema haru sulgusest. Võrkkesta veenioklusiooni tõttu on takistatud vere äravool võrkkestast, mis võib viia veritsuse ja vedeliku lekkeni. See põhjustab kollatähni turset. Võrkkest on silma sees paiknev tagumine kiht, mis registreerib kujutised, mida me näeme, ja saadab selle info ajule. Kollatähn on võrkkesta keskosa, mis tagab teravaima nägemise. Seda kasutatakse lugemisel, autojuhtimisel, nägude või värvide äratundmisel ning esemete detailsel nägemisel. Võrkkesta haruveenioklusiooni sümptomid võivad olla järgmised. Ühes silmas järsku tekkiv valutu, osaline või kogu silma haarav ähmane nägemine või nägemise kaotus. Nägemisvälja võivad ilmuda tumedad laigud ja väikesed väänlevad jooned. Värvid võivad tuhmuda. Nägemine võib olla ähmane või laineline ning lugemine või autojuhtimine võib olla raskendatud. 6. osa. Mis on vabaismo? Vabaismo on silma süstitav ravim, mis sisaldab toimeainet faritsimaabi. Teatud valkude normaalsest suurem sisaldus võib põhjustada ebanormaalsete veresoonte kasvu või normaalsete veresoonte kahjustust silma tagaosas. Nendest ebanormaalsetest veresoontest võib silma lekkida vedelikku, mis põhjustab turset ja nägemise halvenemist. Neid valke blokeerides aitab vabaismo vähendada veresoonte leket ning seeläbi säilitada või isegi parandada nägemist. Arst jälgib regulaarselt teie seisundit, et kontrollida, kas ravi avaldab soovitud toimet. 7. osa. Ravi vabaismoga. Ravipäevaks valmistumine. Kutsuge pereliige või abistaja endaga visiidile kaasa. Ta aitab teid nii logistika osas kui ka arstilt saadud teabe meelespidamisel. Ärge ravipäeval ennast meikige. Võtke kaasa tumedad prillid, sest silmad võivad olla pärast süstimist tundlikud. Ravipäeval. Enne süstimist. Arst süstib vabaismot silma, ehk see on klaaskeha sisene süste. Enne süstimist kasutab arst desinfitseerivat silmaloputuslahust, et silminfektsiooni vältimiseks hoolikalt puhastada. On arusaadav, kui muretsete süstimise pärast. Silma tuimestamiseks kasutab arst silmatilku, lokaalanesteetikumi, et vähendada või vältida süstimisest tingitud valu. Teie silma hoitakse avatuna lauhoidja abil, mis takistab pilgutamist. Öelge oma arstile enne vabaismo süstimist, kui teil on silma või silmaümbruse infektsioon, kui teil esineb silmavalu või punetus ehk silmapõletik. Kui olete faritsimaabi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline. Täielikku loetelu leiate pakendi infolehest. Süstimise ajal. Süstimine kestab vaid mõne minuti ja te olete ärkvel. Te võite süstimise ajal tunda survetunnet, kuid ei tohiks tunda valu. Pärast süstimist. Küsige oma arstilt, kas peate hoiduma teatud tegevustest. Kasutage kõiki silmaarsti poolt teile määratud ravimeid. Andke silmadele võimalikult palju puhkust, kõigepealt vähemalt mõne tunni jooksul.
Teil võivad pärast Vabysmo süstimist tekkida mööduvad nägemishäired, näiteks ähmane nägemine. Nägemishäirete püsimisel ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega. 8. osa. Süstimisjärgse piisava hoolduse soovitused. Pärast süstimist esineb tõenäoliselt ähmast nägemist ja väikeseid osakesi nägemisväljas. See on normaalne ja peaks kestma vaid mõned päevad. Mõnikord võib pärast Vabysmo klaaskehasisest süstimist tekkida silmasisene põletik. Tõsine silmasisene infektsioon, mida nimetatakse endoftalmiidiks. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui teil tekib mõni järgmistest allergilise reaktsiooni, põletiku või infektsiooni nähtudest. Järsku tekkiv nägemise halvenemine, silmapunetuse süvenemine, silmavalu või suurenenud ebamugavustunne silmas, ähmane nägemine või nägemislangus, väikeste osakeste suurenenud arv nägemisväljas, mis ei möödu paari päevaga, või suurenenud valgustundlikkus. Tähtis on järgida arsti poolt soovitatud ravirežiimi. Enne ravi lõpetamist pidage nõu oma arstiga. 9. osa. Kõrvaltoimetest teatamine. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage niipea kui võimalik nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida pakendi infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada Ravimiameti kodulehe ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. Täiendava ohutusteabe saamiseks pidage palun nõu oma arstiga ja lugege kaasas olevat Vabysmo pakendi infolehte.